Tere tulemast Puuduta mind saatesse ja täna on selline erakordne võimalus olla saunas. See ei ole tavapärane ja päriselt ka võib-olla te arvate, et meil ei ole kuum. Meil on väga kuum. Aga enne veel Eda Veeroja Mooska külast Võromaalt. Saunakultuuri edendaja on täna meie külaliseks, sellepärast me siin niimoodi istume nagu oravad õrrel. Aga ja Mariakene ka, et kas sa oled varem Puudutamid saadet saunas teinud? Ei ole. See on sulle esmakordne kogemus. No palju õnne, ma ühe korra olen teinud kuskil, ma ei mäleta enam kus, 100 saadet tagasi. Aga me hakkame rääkima sellest imelisest saunakultuurist, eriti suitsusaunast just. Ja mida, vaata, meie kõigi jaoks on kuidagi, kui ma ütlen saun, siis see tähendab, sinul tekivad mingid omad kujutluspildid, minul, sinul. Et võib-olla siis järsku ütlemegi nagu äkitse, et mida nagu, et kui ma ütlen saun, siis Eda, mis sina ütled mulle vastu? No minu jaoks on saun ikka selline endaks saamise või endas olemise koht. Ja Mariake? Minu jaoks saun tähendab ühendust, sellepärast, et väga eriline lugu on seal taga. Saunas esimest korda me oma elukaaslasega tunnistasime, et me oleme nüüd suhtes, päriselt suhtes. Meie suhe algas saunas. Selline lugu. Kas te pitseerisite selle seksiga? Ei. Eda, kas saunas tohib seksida? No me elame parasvöötmes ja ajast aega on saun just nimelt see koht olnud, kus lapsi on tehtud. Sellepärast, et meil on uskumus, et kui saunas on lapsed tehtud, siis esivanemad annavad sellele lapsele oma teadmised, oma kogemused, oma õnnistuse. Nii et saun on selline lapse tegemise koht olnud küll, aga väga kuumas saunas on raske lapsi teha. Et pigem oli see siis pärast sauna, hommikupoole ööd ja saunakommetel on alati 2 poolt. Üks pool on siis see praktiline, pragmaatiline. Me elasime rehielamus, kus magamiskamber oli väike ja minu vanaema peres oli näiteks 15 last. Wow. Ja kõik on tehtud saunas. Nii et seal tegeleda millegi väga intiimsega oli ilmselt keeruline ja parasvöötme tähendab, et 9 kuud on kehv suusailm, siis saun oli soe koht. Aga saunas on ka see, et mõnes kohas ju on saun väga püha ja mulle tundub, et Võromaal on see eriti veel kuidagi võib-olla pisut rohkem kui Saaremaal ja Tallinna linnast ei hakka rääkimagi. No kas on ka päriselt nii, et on asjad, mida saunas, ma ei tea, kas ei tehta või ei räägita või kuidas ei olda. No vaata, mina niimoodi siin peenelt istun niimoodi jalg üle põlve, tahan hea välja näha. See ei ole päris vist niimoodi, et... Kui me 2010. aastal hakkasime sättima suitsusauna UNESCOsse, siis me saime kogukonnaga kokku ja üks asi, milles me kokku leppisime, oli see, et me ei hakka üksteisele õpetama, kuidas õigesti saunas käia. Igal inimesel, igal põlvkonnal, igal perel, igal sauna korral on oma hing, oma olemine ja seal mingeid reegleid sättida ei ole mõistlik, sellepärast, et saun ise loob selle, kuidas sa oled. Aga jah, kui sa saunas istud jalg üle teised, siis see allapoole juurtesse ühendus sul natuke on takistatud. Sellised üldreeglid on nõrkadele, tugevad hingavad ka ristist läbi, aga on ju. On mingid asjad, mis on lihtsamad ja mõistlikumad ja teised, mis nii väga ei ole. Aga kas on ikka midagi, mis on nagu täielik kuritegu sauna vastu? Et ma ei tea, ei lähe sinna mingit alkoholi jooma, laaberdama. Ma olen isegi kuulnud, et ei minda pärast kella 12 sauna. Oot. Mina käin öösiti saunas. Et mingid sellised asjad, mis on ikka täielik vale asi, mida tänapäeva inimesed teevad. Vaat, me oleme põlisrahvas. Ja see hinnangute andmine, et see on vale ja see on õige, see tuleb kultuurist, see tuleb majandusest, see tuleb poliitilistest huvidest, religioossetest, võimumängudest, aga saun on avatud ruum, seal tegelikult kõik, mis sa tunned, et sa täna vajad, on õige.
Okay. Et esivanemad ei solvu või mingi sükest asja ei juhtu. Vastupidi, kui sa lähed vanemale külla, ükskõik, kes sa lähed südaöösel või päeval, kas sa oled purjus või sa oled kaine vanemal, on ikka hea meel. Väga armas. Mind väga see kõnetas just see, et esivanemad annavad oma õnnistuse. Et kas see on seotud ka nagu millegi muuga, et näiteks ma lähen sinna sauna palvetama või oma muresid nendega jagama või vastuseid küsima või kas kuidagi sellist asja saab ka teha? Et ühesõnaga, kas seal on võimalik vaimud kohale kutsuda? No minu jaoks vaimud ei ole koerad, keda saad kohale kutsuda. See ei käi niimoodi, et oi, ma annan sulle küpsise, tule sitsi nüüd. No aga kuskil muinasjutus oli, et läks sauna, võttis leivatükikese kaasa ja mõdupruusikese ja kutsus oma neid kadunud esivanemaid ka nagu sauna ja jättis sinna midagi neile nagu postiks. Minu ema pani ka ikka andi, aga pigem on see selline, mina isiklikult ei usu, et kusagil on need sellised memmed ja taadid, et minu jaoks on see kõik nagu hästi pragmaatiline informatsioon või energia ja see on kogu aeg meie ümber olemas, et sa lähed lihtsalt sauna, sa võtad ennast alasti, sa võtad kõik ehted ära, sa kõik rollid jätad sauna ukse taha, kõik need pähe õpitud mõtted, et ära jookse, kukud maha ja söötaldrik tühjaks, tuleb ilus ilm, et need kõik jätad sinna sauna ukse taha ja siis hingad ennast ühendusse. Et meil on siis olnud nii, et kui sa hingad alla juurtesse, siis sa justkui ühendad eelmise põlvega, lükkad oma juured laiali ja kui sa sirutad ennast üles, siis avaneb sinu hingede, sinu tulevik sinu ees ja kui sa hingad ennast sellele teljele, et siis sa oledki selles ühenduses, mida sa täna just vajad. Et mina väga seda meelt ei ole, et sa võiks või peaks sauna minema mingi eesmärgi või taotlusega, et see on sama hea, kui vaadata peeglisse, et siis paned endale raami ümber ja näed ainult seda, mis sa selle raami sees nagu just kui küsisid. Aga saun on nii avatud ruum, et ta on avatud absoluutselt kõigele. Et saun ei anna sulle hinnangut või ei kritiseeri sind kuidagi, et siis miks mitte vastu võtta see, mis avatusest tuleb selle asemel, et jääda oma väga kitsasse sellisesse ego mõttesse kinni. Või oma kasupüüdlikkusse, et ma lähen nüüd istun sinna maha ja siis palun igasuguseid toredaid asju. Et see ei ole nagu... Tulles tagasi selle juurde, et me oleme põlisrahvas, et palumine õpetati meile ju kirikus. Et meie ju põlisrahvana ei ole midagi palunud. Mina isiklikult usun sellesse, et ma saan sõlmida kokkuleppe, et mina annan ja siis ma saan midagi vastu ja see on selline aus kokkulepe ja see toimib. See toimib minu kehaga, see toimib saunaga, see toimib loodusega, see toimib inimeste vahel. Aga vaata, kui sa palud, siis on nagu selline, et see, kes sulle annab, et ta siis kas annab või ei anna. See on minu arust tänapäeval ära unustatud. Anda enne kui saada. Me ainult tahame muud kui saada ja just see sama palumine ja küsimine ka. Aga enne anna midagi, just ka oma vahel, inimeste vahel. Ei, see peab olema nagu aus kokkulepe ja siis see töötab, aga see palumine, mina arvan, et minu keha on minu kõige parem sõber. Ja kui ma ütlen sulle, et Anu, anna mulle klaas vett, siis sa annad mulle selle klaasi vett, miks ma pean sind paluma? Anu, anna mulle klaas vett, imelik hakkab. Too mulle kurat klaas vett. Kas manduda tohib samas? Ei, ikka võib, aga siis sa kutsud nad ju sauna. Kas sa tahad? Kellega koos sa tahad sauna minna? Kuradiga. Ühesõnaga, mul tuleb meelde. Vaata, sina ütlesid, oi, söösel sauna ei minda. Mul läks kuumaks tagumiku alt. Kohe kurat hakkas sisse pugema. Aga mina lähen vahel, mis sa lähed, suveööd on ju valged, tegelikult ööd ei ole ollagi. Ja lähen, istun seal saunas ja iga kord, kui mina ikkagi lähen seal südaööpaiku sauna või juhtuilja, siis mul tuleb see laste muinasjutt meelde, see, mis see oli nüüd, vaeslapse käsi.
käsikiri. Ei, käsi. Öösel saunas on see mingi vaeslaps ja kes... Vaeslaps istus seal on ja kuradipoeg tuli ja tahtis kosida. Kuidas sa ei tea seda? Ei, ma ei tea. Päriselt. Ma olen kuulnud, aga ma väga täpselt ei tea seda. Ma loodan, et te panete saatesse selle Anu Tauli laulu, et ma saadan teile lingi selle ööses annas. See on hästi armas laul ka. Aga vaeslapse teema ja siis tuli kosilane, kes oli kuradipoeg, on ju, tahtis vaeslast kosida ja siis hakkas pakkuma igasuguseid asju. Lugege ise seda muinasjuttu, panen lingi, ma ei hakka ümber jutust. Üksi õekene. Just, see oli väga põnev ja iga jumala kord, kui ma lähen õhtul hilja üksi sauna, siis mul on täpselt selle muinasjutu tunne nagu see, et nii see ühiskond toimib, et meid nagu hirmutatakse mingite asjadega ja siis me võtame need lood omaks ja siis meie alateadvus loob meile sinna peale mingisugused hirmud, täiendavad hirmud. Aga kui me mõtleme tagasi ajalukku, kas või 300 aastat tagasi, siis saun oli see koht, kus me ravisime ennast ja kuna haigused tulevad hobusega, aga ära lähevad härjaga, ehk siis aeglaselt, siis see saunas ravimine võis teinekord võtta nädalaid või isegi aastaid. Ja siis hoiti saunas lihtsalt natuke tuld all ja suitsu all lamati lava peal ja tervendati ennast. Nii et see jutt, et öösel ei tohiks nagu kuidagi sauna minna, minu arvates ei päde üldse, sest me olime siis saunas tervenemas ju teinekord pika perioodi. Nii et ma arvan, et minu jaoks hästi tähtis see, et saun, kui sa lõdvestad, annab sulle võimaluse saada vabaks kõikidest nendest müütidest või muinasjuttudest, mida sul lapsest peale on räägitud. Minu jaoks vabadus tähendabki seda, et ma nagu kahtlen kõiges, mis mulle räägitakse ja küsin enda keha käest. Mul keha annab kõige kiiremini indikatsiooni, et see on nii või see ei ole nii. Et elasime suletud ühiskonnas okupatsioonide all siin 600, 700, 800 aastat ja siis meile kogu aeg süstiti mingeid ideesid sisse, aga nüüd me oleme 30 aastat vabad, et mis põhjendus meil nüüd on kõike seda uskuda, et tulgem sauna, laskem kõik need asjad uksest välja minna ja tulgem oma südamesse, oma kehasse ja enda ühendusse ja vot saun on see koht, kus sa saad nagu aru, mis on tegelikult, mis see sina on, mis su elu on, mitte nagu püsida kogu aeg selles mullis, mida ja siis nad tulevad, oi minu ema, oi minu isa ja siis ma küsin, kuule, Anu, kui vana sa oled? Ei ütle. Noh, ütleme, et 45 on ju. Noh, ja mis ema ja mis isa? Sa oled üle 20 aasta täiskasvanu juba, hakka nagu olema see, kes sa oled. Hakka olema see, kes sa oled. Seda on väga vabastav kuulda, et ei pea mingite reeglite järgi saunas käima. Ei, absoluutselt. Et nad tulevad minu juurde õppima ja siis ma ütlen, esimene reegel on see, et unusta kõik ära, mis sa õppinud oled ja kuula lihtsalt, mis saunas, mis saun või mis see olemine sulle nagu sel hetkel, kuidas ta sulle pakub. Pruudisaun, jube moodne, nüüd teeme pruudisauna rituaali, on ju. Teeme pruudisauna rituaali, nii, et ta kirjuta mulle, mis ma seal tegema pean. No, ma ei tea, mõni pruut on mul 17-aastane ja mõni pruut on 63-aastane 4. abielus, eks ole. Mitte kuidagi ei saa ju väita, et nad vajavad samasugust. Et sellist fikseeritud saunakultuuri ei ole olemas, et minu jaoks saunakultuur on see, et sa lähed sauna, vabastad ennast päheõpitud asjadest ja kuulad, mis sel korral tuleb. Kas võib öelda, et eestlaste jaoks saun on ja võiks olla rohkem nagu kirik või nagu see pühakoda või see püha ruum, kus just nimelt saada endaga ja esivanemate loodusega kõigega ühendust? Mina ei tahaks kuidagi võrrelda seda kirikuga, sest minu jaoks kirik on suhtlemine läbi raamistiku. Et kirik on loonud mingi raamistiku ja siis suhelda Jumalaga saab ainult läbi selle raamistiku. Et ma väidan, et saun on hästi avatud ruum ja mida rohkem sa selles avatud ruumis oled iseendaga ühenduses, nagu sa ütlesid, ühendus, et seda suuremaks või võimaluste rohkemaks see avatud ruum läheb.
et jällegi see on see vabaduse sümbol, et miks me peaksime kasutama vahendajaid, kui me saame otse osta. Et kõik religioonid on mõnes mõttes, pakuvad meile seda hulgiladu sinna vahele, kust tekib ümberjagamine, jagane, jaga ümber. Aga neid saunameistreid tahetakse ka panna ju natukene sellesse preestri rolli, juhendaja rolli, vahendaja rolli. Et kuule, tee mulle nüüd palun see pruudirituaal siis. Tehke mind terveks, on ju. Jaa, me nüüd tuleme ja me oleme teiega 3 tundi saunas, maksame teile raha ja tehke meid terveks. Just täpselt on ju. No, on see võimalik? On. No ise ma ei tea, võib-olla tõesti sa tuled ja ütled, et sul on Anu nüüd mõistlik hakata vihtlema, on ju, see kurjus ja kõik see õelus välja sealt ja siis soolatada ennast sisse, siis tuleb headus tagasi. Ma ei võib-olla, need on kasulikud asjad tegelikult, lihtsalt niisama, aga ma ei tule nende asjade peale võib-olla, et sinna soola sisse võiks võib-olla paar tilka eeterlikku õli panna, mis võib-olla külmal ja nohusel ajal aitaks mind ja nii kõik need asjad on toredad, aga selle kohta on tore sõna meelelahutus. Et kui sa ise oma meelega ei jaksa või ei julge kontaktis olla, siis sul on tõesti seda meelelahutust tarvis. Ja võib-olla siin praegu täna me pakume ka meelelahutust, on ju, natuke mingil moel. Aga minu jaoks selline hea saunaskäik on see, et kõik lähevad sauna, panevad oma silmad kinni, pööravad pilgu sissepoole, võtavad ühendust iseendaga, et meil on neid kihte, millega ühendust võtta, et sa võid võtta selle selgrookanali, seal on ju kogu sinu info olemas, siis sa võid võtta oma selle kehatasandi, siis sa võid võtta keha lähi välja ja siis tead eestlaste isiklik ruum, selline võib-olla 3 meetrit. Ja vahest, kui on hästi tore olemine, siis sa saad saata seda oma puhast ja tervet energiat võib-olla kogu, ma ei taha öelda sõna univers, sest ma arvan, et see ei ole uni, ma arvan, et see multi või midagi muud on ju. Et täpselt nii, nagu sa täna tunned, et selliste kihtidega sa saad suhelda ja see on minu jaoks saun ja kõik need tehnilised abivahendid, no näiteks vihtlemine, no andke andeks, kui te ostate selle viha, mille keegi on teinud tükitööna, kas te tõesti arvate, et mõrvatud taimed saavad teile kuidagi abiks olla? Aga ma tahan vihelda, kus ma lähen teen ise viha või? Jah, lähed, vaatad tükk aega, küsid, kes tahab mulle täna vihaks tulla? Kes tahab mulle täna appi tulla? Teed kokkuleppe. Nii. Ja siis võtad need oksad, mis sind täna kõnetavad, suhtud austusesse, ei pane 12 tunniks mingisse vette ligunema, sa tahad neid aineid ju vastu oma keha saada, mitte sinna vette kõiki ära uputada. Et nagu teed asju, mis on mõistlik ja mis on nagu mõtestatud, et võib kasutada saunat tarbija ühiskonnast lähtuvalt, aga võib siis ka ju austada sauna ja taime ja oma keha ja oma aega ja oma ühendusi ja mina ei ütle, mis on õige või mis on vale. Meil on ka elektriküttega saun elamises ja me naudime seda ka vahepeal, aga need on nagu 2 ise asja. Et millesse sa tahad nagu panustada, eks ole, et aga siis ära pane neid jalguristi. Jälle pane. Ühesõnaga, kas elektrisaun, siis selline puuküttega saun, aurusaun äkki, no on sellel mingit vahet või nagu sa ise ütlesid, teil on ka kodus? Püha ruumi saab luua igale poole. Et see pühadus tuleb ju sinu seest, see ei tule ju väljaspoolt. Me oleme harjunud, et võt ma lähen nüüd kirikusse ja see on püha koht. Aga põlisrahvana meie jaoks on pühad olnud hoopis allikad või kivid ja seesama, mis sauna pühaks teeb, ongi see, et sünnid, surmad, kõik need muutumised, lähed sauna, siis kõik, mis sulle öeldud on sinu kohta, kõik need emotsioonid, sa lased enda kehast välja ja saadki iseendaks ja vot see on püha, et sa said iseendaks ja sellist iseendaga ühendust, et kes maalib, kes teeb muusikat, eks ole, kes käib saunas, kes jookseb,
vaata jooksjad, neil on pikama jooksjad silmad sissepoole, nad on selles samas ühenduses, et tegelikult ei ole vahet, kus ruumis sa seda teed. Aga kui me räägime siis maarahvaks olemisest, siis meie kultuuris lihtsalt see on koht, kus me oleme neid asju teinud võib-olla puhtalt pragmaatilistel põhjustel, et see on soe ja puhas ja kuiv ruum. Ja eks see saunatunne, see, kui sa saad puhtaks, kui sa saad iseendaga kokku, see loob selle püha tunde sinu sees, ma arvan. Just see püha ruumi mõte, see mulle väga meeldis, et me saame ju püha ruumi luua ka iseenda sisse, luua enda ümber, luua oma kodus. See ongi meie sees, me saame lihtsalt olla sellega rohkem ühenduses. Kohe, kui telefon heliseb või see argirutt hakkab sult midagi nõudma, siis see ühendus hajub meist järjest kaugemale. Et see ühendus on kogu aeg olemas. Muide, enamus saunatulijaid ei usu sellesse ühendusse ja kui nad saunas selle ühenduse saavad, siis nad mõnikord täitsa ehmuvad selle peale, et me olemegi nii kaotanud selle iseendaga ühenduse, igapäevaselt oleme selle ära kaotanud. Aga on sul võib-olla mõni hea nipp veel, et mida seal kas saunas või võib-olla ka saunast väljaspool on sul mõni hea praktika, kuidas endaga ühendusse minna? Kuidas seda püha ruumi enda sees, kuidas sellega ühenduda rohkem? Sest me tõesti oleme selle nii ära kaotanud, nagu sa ütlesid, see on nii oluline, et ma tahaks, et täna vaatajad, kuulajad saaksid seda mingit praktilist, et kui nad selle saate kinni panevad, siis nad lähevad ja loovad selle ühenduse endaga. No kõige lihtsam on ikkagi panna silmad kinni ja hakata läbi kogu keha hingama. Et see läbi kogu keha hingamine, meie oleme Põhjamaa rahvas, me siis usume, et kõigepealt tuleb välja hingata ja siis sisse, ülesse, et see puu selline kujund, et inimene ongi nagu puu, kui sa hingad välja, mida pikemalt sa lükkad oma juured maasse, seda sügavamalt sa saad ühenduse oma eelmiste põlvedega, eelmiste eludega, kui sa soovid. Ja kui sa väga pikalt suudad välja hingata, siis sa tegelikult satud sellesse heledasse energiakihti, mida siis loetakse hingevalguseks, et siis jällegi ristiusk on õpetanud, et allpool on põrgu ja ülevalpool on taevas. Aga kui sa sügav hingaja oled, siis sa saad aru, et igal pool on üks ja sama ruum, et jah, et see on selline lihtsustatud arusaam natuke maailmast. Ja kes siis natuke edasi jõudnum juba on, et siis kindlasti minu jaoks, kui ma tahan enda kohta mingit infot saada, et siis ma lähen selgrokanalisse, et seal on see sama valge asi, seda vist nimetatakse seljaajuks. Ja kui selle sees hakkad liikuma, siis tegelikult kogu see sinu evolutsiooni informatsioon on seal kenasti olemas ja sinna saab minna ja seal siis oma asju sättima hakata. Ja siis sa, Anu, küsisid, et kas inimene saab siis terveneda saunast, et see ongi see koht, et kui ma need välised impulsid lasen ära ja hakkan oma kehaga suhtlema, et siis kõik rakud on võimelised uuenema. Aga mis infot me siis nendele rakkudele kogu aega anname, et kui mul põlv valutab, siis ma räägin, Anu, tead, mul täna põlv nii valutas ja siis ma räägin 3., 4., 5., 6. ja siis see põlv saabki aru, et see on mingi tore asi, mille üle me oleme väga rõõmsad, räägime seda igale ühele ja ta hoiabki seda seisundit kinni. Et ära mine ja kurda siis, mis sulle häda on? Ei, absoluutselt. Sa võid öelda, et ma tundsin, et mu põlv oli natuke teistmoodi, aga lapsepõlves ma jooksin nagu tuul. Ja siis vaata, su keha saab aru, et see on hoopis see emotsioon, mida sa tahad. Et sa võimendad kogu aeg seda seisundit, mida sa soovid, et su kehas on. Aga kas ma ei või lihtsalt silitada põlvekest, kallikest, terveks, palun, mul on siin paluda ei tohi. Ikka tohib. Aga mõtestada enda jaoks ära need asjad, suhtlemine on alati hea, aga meie siis selline põline ravitsemise kultuur ongi olnud selline, et me oleme istunud saunalaval ja siis loonud sellise tundepildi
mis kestab mõned sekundid, hästi tugev tunne, mis tunne mul on, kui kõik on korras selle kohaga, ja siis see keha salvestab selle valu asemel selle uue pildi ja ta hakkab justkui seda toimetama. On olnud meie selline põline ravitsemistava. Meenutada oma loomulikku olekut ja siis keha läheb nagu sellesse tagasi. Ja, selle asemel kogu aeg tugevdada seda muutunud olekut, mis sind rõõmsaks ei tee hetkel. Aga kui ma lähen mõtetes tagasi mingisse sellisesse noorusaega, kus ma olin nagu väle hirm ja siis nagu... Ja kui sa naudid vaata seda tunnet, mis su kehas oli ja siis mina ütlen alati, ma olen selline kaasaegne saunajuhendaja ja ma ütlen, kasuta save-as nuppu, et salvesta oma kehas see tunne, et anna kehale kohe korraldus, et see on see tunne, mida ma tahan tunda, salvesta see oma kehas ja vaata, see loob sinu kehas hoopis teise energia, et me salvestame kogu aeg neid negatiivseid emotsioone, räägime üle kogu aeg neid, aga salvesta see positiivne. Vaata, kui sa võtad kõva leili ja teed oma naha puhtaks ja su nahk hakkab hingama ja puhastuma ja sa lähed külma vette ja siis, kui sealt külmast veest tuled tagasi lavale, siis kehas sädeleb üleni. Vot see on sinu loomulik olek, salvesta see oma kehas. Ja kui sa ühe saunakorra ajal 2-3 korda selle tugeva kerguse salvestad oma kehas, siis sa oledki kerge. Issand, kui lihtne. On ju. Tahtsite midagi, mida inimesed saaksid kohe teha. Et saavadki teha seda, et salvestavad oma kehas kerguse. Kuidas see näitab anu kohta, et ta tahab kogu aeg ma kaitsen ennast. Jaa. Ei, tegelikult see on jäänud minule sisse. Anu tahab olla ilus. Ma tahan olla ilus. See on õige vastus. Sellest räägime järgmises saates. Ühesõnaga, nüüd ma tahtsin sauna kohta seda öelda, et kuidas ta ära päriselt, kui sa rääkisid seda, kuidas see salvestab. Mul on niimoodi, et kui ma olen linnas ja mul on mingid keerulised olukorrad või ma olen kohutavalt väsinud, öeldakse ju, et mõtle ennast kohta, kus sul on hea olnud olla. Siis on 2 asja, ma lähen Saaremaale mõtetes, on ju aelen seal kuskil muru peal ja teine koht on, et ma olen saunas ja see saun on minu jaoks selline turvakoht, et ma olen kunagi seda kasutanud ka nii, et kui meil käis kunagi hästi palju külalisi, visiteeris kogu aeg hommikust õhtuni, oli virvarr, siis ma tean, et ma intuitiivselt läksin ja panin sauna peale ja see oli ainuke koht, kuhu ma sain üksipäini, sain kas või keset päeva, lihtsalt olla selle tunnikese rahus. Õnneks keegi ei roninud ka järgi on ju, et ma tahtsin olla, et see oli selline turvane. Saun ongi selline koht, et me kasutasime seda hästi paljudel otstarvetel ja üks, kus me kasutasime seda, oligi see, et kuna see rehielamu oli ülerahvastatud ja ilm oli kehv, et siis kui sul oli vaja otsust langetada või midagi enda jaoks läbi mõelda, et siis mindi sauna esivanematega nõu pidama ka siis, kui saun ei olnud köötud. Et mina mäletan seda oma lapsepõlvest veel, et minu vanemad tegid seda ja nii edasi. Et see saun ongi võib-olla selline, kui sa küsisid, et mida saunas teha ja mitte mida teha, et kui sa lähedki sauna sellise nagu hästi avatud meelega ja pigem vaikuses ja võib-olla ka hämaruses, et siis sa saad nagu võib-olla paremini iseendaga kontakti seal. Ja kui sa oled harjutanud seda sauna, siis olema selline rahupaik sinu jaoks, et siis me saamegi sealt turvatunde ja minu arvates on see hästi oluline meie identiteedi osa. Et kui me hakkame ajaloole mõtlema, et 800 aastat võõrvõime ja okupatsioone ja siis kusagil seal maal meil inimestel on alles veel see vanem mõtteviis ja meil on oma tantsud ja laulud ja sõnad ja uskumised. Et ma arvan, et see kõik on ainult tänu saunale, sest me käisime saunas, seal lülitasime selle võõra kultuuri osa välja ja siis tulime enda sisse. Ja võib-olla see on asi, mida me võiksime natuke rohkem teha. Et ma saan aru, et kotsikellad on väga kaunid. Need võiks sauna panna. Ma mõnikord ise ka kasutan neid, aga see kõik on meelelahutus. Aga kasutada või mitte kasutada siis? Selles on küsimus. Tsivilisatsiooni ära keelata ei saa ja ei ole mõtet ka, vaata, väga mõnus on siin selle sooja põranda peale astuda, ei pea saunas käima nii, et jalad külmetavad, kuigi minu saunas see nii on.
aga mina arvan, et kõik, mis toetab seda sinu enesega ühenduse pidamist, on hea. Okei, nagu. Tee seda, mis tahad, nagu sa just enne ka ütlesid. Kõik, mis sinu jaoks on tore. Mulle väga meeldivad noored inimesed, need tulevad teinekord sauna mõne parmupilliga või laulavad või tantsivad või et absoluutselt. Võib-olla me peaksimegi natuke vähem endale keelama ja natuke rohkem endale lubama. No aga karjakesi minna sauna ja siis seal lihtsalt plära. Ja, saunal on väga palju funktsioone ja kui meil olid sellised suurte tööde lõpusaunad, siis need olidki natuke sellise külapeo moodi asjad, kus lauldi ja tantsiti ja suheldi ja visati nalja ja seal oli sellist jandi tegemist ja igasugust sellist. Ja leina lõpusaunad jälle olid võib-olla natuke tõsisemad, on ju. Ja kui sa ise lähed midagi endas klaarima, kui sa tahad endas mingit muutust või ravitsemist teha, siis need on jälle natuke teistsugused, aga selline perega kokkusaamise saun, et saunalava tihtipeale koht, kus eestlane siis nagu avaneb ja räägib endast kõik ära ja vahepeal toob oma alateadvusest välja mingid plokid, mida ta ei ole isegi nagu teadvustanud endale, et sauna erinevad funktsioonid on kõik vajalikud ja nende vastu ei pea kuidagi sõdima. Kui täna on selline tunne, et tahaks pidu ja möllu, siis jah, mina ise õlleklaasi kindlasti saunas ei haara. Ma arvan, et selleks on teised kohad, aga saun ka ei pahanda selle peale, sest saun ei anna sulle hinnanguid. Saun võtab vastu kõik, mis inimesed enda sees loovad. Et saun on avatud ruum, ta on igas mõttes avatud ruum. Selles suhtes ma võin kirjutada või rääkida tabudest saunas, aga saunal on sellest täitsa ükskõik, ta on lihtsalt saun. Siis tähendab tabusid ei ole. Sa defineerid sauna täpselt samamoodi, nagu mina defineerin seda kõige puhtamat jumalikkust, kes ongi lihtsalt avatud, võtab kõik vastu, armastab, on ju, ei anna hinnanguid. Väga sarnane. Nii, aga ma ei saa sellest aru, me enne tagaruumis, enne kui sauna tuli, me rääkisime ka nendest saunavõistlustest, mis meil korraldatakse. Ja see on nagu mulle, kas see on nagu, mis asi see nagu on? Ma ei saa nagu sellest aru vaata. Ja, kas see on Lõuna-Eestis pannakse, see on mingi saunamaratonid ju. Pannakse 50 sauna tuleb läbi joosta, mingid lipikuid täita ja siis istuda korraks tagumik maha toetada ja siis, mis asi see nagu siis on? Milleks seda vaja? Või mis mind eriti närvi ajab? Okei, see võistlus, see on nagu naljamäng veel, see on okei. Aga mulle ei meeldi, kui on see võistlus, Soomes korraldatakse eriti, kes suudab kõige kuumemas, kõige kauem vastu pidada ja siis näidatakse neid mehi, kes muutuvad selliseks nagu mudakonnaks, te vaata, paisuvad seal saunalaval, lähevad tuli punaseks ja sul on selline tunne, et nad kohe plahvatavad. Inimesed on ära surnud ju seal, inimesed on tervise rikked. Üks suri ära küll, ja. Ta pani vale kreemi peale. Kreemiga läks, et jumala pärast see kuumus läbi ei tuleks, see juhtus vastupidi. Aga kas see on okei sellist, mina nimetan seda lolluseks, andestagu see saun mida iganes? Üldse võistlemine minu arvates on rumalus, vaata sa panid jalad risti ja ütlesid, et sa tahad olla ilus. On ju? Et kas see on võistlus? Jah. On ju? No ma tahan kõik ilusam olla. Ja siis mul on 3 lapselast ja siis nendega minnakse arsti juurde ja siis arst kaalub ja mõõdab ja ütleb, keskmine norm on selle ja selle vahel, et isegi see, vaata, kuidas imik areneb, see on nagu justkui võistlus tänapäeval, et kui me kuidagi suudaks aktsepteerida seda, et iga inimene on indiviid ja et tal on oma mingisugune tee käia ja kui me lõpetaks ära selle võrdlemise, kogu aeg kellegagi võrdlemise, siis see ongi ju võrdlus, eks ole, parem, halvem. Minul oli vanatädi vanema õde tädi Juuli ja nüüd ei saa ühtegi sauna juttu ilma temata rääkida, on ju. Tema ütles alati nii, et tead, et vihm sajab. Kui sul on vaja aiavilja kastes, sa ütled, et see on hea, et vihm sajab. Ja kui sa tahad ilusa riidega kuhugi minna, siis sa ütled, et maru jama, et vihm sajab. Aga tead, vihmal on täitsa ükskõik.
et kui me inimestena saaksime võtta ka selle hoiaku, et iga asi on täpselt nii, nagu on ja see ei ole meie pärast nii, vaid see lihtsalt on nii, siis muutuks see maailm kindlasti väga palju paremaks paigaks, kõik need sõjad ja rivaalitsemised ja Ühesõnaga, ütle jah või ei, on see sauna laval, mehed omavahel võtavad mõõtu, kes kannatab kõige kuumema välja, on see okei või ei ole okei? See on ju tervisele kahjulik, sellele võib ju hinnangu anda või mitte. Või las teevad need konnad, mis tahavad. Plahvatagu seal sauna laval. Anu, selliste kohtade peal ma alati küsin, et kas see, kui mina siin praegu ütlen, et see pole okei, muudab midagi? Jaa, mina arvan, ei, see ei muuda absoluutselt mitte midagi ja seetõttu ma jätan selle arvamuse ütlema. Siin mina olen vastu, mina ütlen, kui praegu ütlen, et mehed, kes te istute seal sauna laval ja panete 200 kraadi endale sinna kuskile kividele, siis see on õudne. Te näete jõledad, jälle me te näete jõledad välja. Ja see on teie tervisele ja tahtsin jälle risti panna. Aga ärme võib-olla anna seda pidi hinnangut, vaid räägime hoopis, kuidas oleks mõistlik saunas käia. Mis see kuumuse temperatuur võiks olla seal? Minu jaoks meeldib saunas käia niimoodi, et sa kõigepealt lased kas sooja dušiga või käid voolava vee alt läbi, et natukene see, mis su kehas on, et see natuke juba läheks liikvele, on ju. Ja siis on väga hea, kui sa saad lamada ja tore on lamada niimoodi, et sa oled seljaga kerise poole, siis sa oled kõhuga kerise poole, midagi võid pea alla natuke panna ja kõik mõtted saadad kogu aeg sauna uksest välja, et nagu mõte tuleb nii sauna uksest välja ja siis hakkad hingama. Kui sul väga on tarvis, siis sa võid hingata niimoodi, et algul hingad 4 silpi, siis hingad 6 silpi, siis hingad 8 silpi, ehk siis sa lähed hingamisega järjest pikemaks. Näiteks nii, et tere sannakene, tere sanna lõunekene on 8 silpi, tere naase noorekese, nigu kõoridvakese, nigu pihlaosakese, et me oleme hinganud nii kaua, kuni me oleme saunaga ühel tasandil. Ja algul ei ole vaja üldse leili visata, sest mis me tahame? Me tahame, et me lõdvestuks. Ja keha lõdvestub siis, kui temperatuur muutub tasapisi, vaata, niimoodi, pehmelt. Siis on mõistlik nahapind puhtaks pesta, sest kui me soojeneme, siis poorid avanevad, poori peal on meil rasukihikene ja puhtaks näiteks võiks pesta tuhaga. Tuhaga? Jaa, sinu keha on happeline anu, ütleb Riina Raudsik. Tuhaga? Ja tuhk on aluseline ja kui sa higise naha peale kasutad tuhka nagu kehakooriat, siis sinu poorid puhastuvad, see ei kuivata su nahka, see ei tekita mingit allergilist reaktsiooni, see on maailma kõige parem kehakoori. Saun läheb tuhaseks. Noh, aga mis selle saunaga siis juhtub? Tead, seda pole vaja isegi pesta tuhka, kui ära kuivab, siis sa pühid ära nagu liiva ja siis see puhastab omakorda jälle sauna. Wow. Wow. Mul on valged sauna need ma ei oska eesti keelt. Heledast puust. Mõtle, kui ma seal tuhaga püherdan. Ja, mul ka selles toas olevas elektrisaunas on valged, aga tuhk on ju hele, hall ja aluseline ja sellega naised valgendasid vanasti juukseid ja tegid oma voodipesu valgeks. Päriselt? Päriselt. Issand jumal, ma lähen Saaremaale, võtan kohe tuha. Kas sul on kirikumaks makstud või? Ei. Noh, aga 3. korda kutsud Jumalat juba sauna. Kui kirikumaks ei ole makstud, siis ei ole mõtet Jumalat sauna kutsuda. Väga õige. Mul käivad kuradid ja Jumalad on kõik vaheldumisi. Täiesti vaheldumisi. Nii. Oot, ma pean jõudma, see on nii tähtis info praegu kõikidele perenaistele. Võtan tuha. Ja, siis võtad selle makaroni sõela, sõelud need mustad suuremad tükid välja, jätad sellise valge pulbri ainult järele nagu jahu. See on oluline. Muidu mina loll oleks võtnud selle sama kõik. Mina ka. See on oluline. Lähme detailidesse, sõelud ära, sealt jääb see peenike. Kui pikk see saade on, kui detailidesse me läks juba umbes. Ja siis hõõrun endale. Kuidas selle sama tuha viskab? Vaata hõõrud niimoodi, et
naised alustavad vasaku talla alt juured kõigepealt puhtaks, ega ei ole nii, et ükskõik mis järjekorras ja siis tuled järjest ülesse ja tagumine pool ennem, sest see on minevik ja esimene pool pärast, sest see on tulevik. Kõike valesti teed. Ma olen alustanud siit ja kõik on valesti, jumal. Jumal küll, ühesõnaga nii. Ja see teine info ka veel. Ma viskan pesumasiinasse siis ka selle tuha või? Mina pesen pesu... lähevad kõik kalliks ju. Ei, need lähevad valgeks just. Ma pesengi pesu, sooda ja selle tuha nagu seguga. Pesuainet ei pane üldse? Pühamüristus võib öelda või? Vau, mis selle saate kõige olulisem lõik praegu, kuhu me jõudsime üldse. Ja see kõik toimub temperatuuril 65-75 kraadi, et su keha ei saaks kuumast šokki. Kui on üle 100 kraadi, siis tegelikult keha hakkab ennast kaitsma. Ta higistada enam ei jaksa, ta paneb poorid kinni ja hakkab ennast kaitsma. Ja siis see, miks me sauna tulime lõdvestuma, puhastuma, et meil keha ainevahetus läheb tööle, lümfid läheb tööle, mürkained, kõik toksiinid, raskemetallid, kõik tulevad kehast veel, seda ei juhtu lihtsalt liiga kuumas saunas. Kuulsite? Jaa, aga meestel on ju teine eesmärk, nemad tulid oma egole veel jõudu taha andma ja ka seda on vaja teha. Et saunasid võib olla mitut moodi, võib olla see, et paneme aga tulde. Mul on ka vahepeal selline tunne, et täna tahaks ühe litaka kuuma leili saada ja võibki panna seda, aga need on erinevad rollid, vaata. Et sa võid kord nii, kord naa. Et kuulamistunne sul täna on ja täpselt nii teegi. Väga kihvt. Väga lahe, meil on saate lõpp on käes, läks natuke üle ka. Kas sul on mingi põhja panev veel mingisugune asi? Mulle väga meeldisid lõpus need praktilised nipid, et need on kõige paremad. Kuidas ikkagi olla aina rohkem ühenduses loodusega ja iseendaga ja sammud järjest lähedasemaks. Mul on üks oluline küsimus. Nii. Me tagaruumis rääkisime sellest viimane. Kas saunal on õige või vale koht, kui ma hakkan sauna ehitama? Ja, minu isa õpetas mind varasest lapsepõlvest peale istuma siis nagu maapinnale ja vaatama... Palju tagumikuga? Sa võtad silmad fookusest välja ja vaatad lihtsalt, et kus õhk virvendab teistmoodi. Et seal on siis mingi teistsugune energiaga koht. Ja kui sa harjutad ennast vaatama, et kui sa pool tundigi vaatad ühte kohta silmad fookusest väljas, siis sa hakkad märkama seda värelust või muutust, et saunad pandi alati sinna, kus energia oli kõige tugevam, kus ta oli täiesti erinev muust energiast. Ja energiasambad, energiaspiraalid, tänapäeval me nimetame neid siis mõnikord maamagnetjoonte ristumiskohaks või veesoonte ristumiskohaks, et ükskõik mis moodi see energia on teistmoodi, et seal on natuke lihtsam kõiki neid asju toimetada, aga ükskõik kuhu sa selle sauna panid, kui sa oled seal endaga ühenduses, kui sinu telg kogu aeg on olemas ja sa kogu aeg laiendad seda, mida kauem sa oled selles seisundis, seda paremini hakkab see saun tööle. Et ta hakkab tööle igal juhul, kui sa tegeled seal puhaste asjadega. Selge sott. Ja ma olen kuskil messihallides ka väga tugevad vood teinud, et vahet ei ole. Et see sõltub ikka inimestest, mitte ainult kohast, aga me valisime saunakohad väga teadlikult. Selge. Aitäh, Eda. Aitäh. Palun. Väga põnev oli. Väga põnev mitmes setmes mõttes. Tõenäoliselt tasub mitu korda üle vaadata seda saadet, et kõik ei jäägi korraga meelde. Aga suurepärane, aitäh. Kõigest me ei jõudnud rääkida, sauna tuleb lihtsalt kogeda avatud meelega ja mitte vaielda selle infoga, mis sa saunas saad. Ja küll lõpetuseks võiks öelda, et sauna ei tohi ka vaidlema minna, et selles mõttes vaata, ma saan aru, et sa lähed sinna, räägid võib-olla kas sõbrannadega või pereliikmetega on ju, ja siis seal kerkivad mingid asjad tahtmatult üles, rõõmsad asjad, kurvad asjad ja võivad kurjad asjad ka tõusta. Et saunas sa nagu julged rohkem avada ennast igas suunas.
ja ka kurjustada. Ja klatsida ka ei tohi. Klatsida ka ei tohi. Sõbrannaga lähed. Suhtled ise endaga ja suhtled positiivselt, mitte ei tee ennast maha, vaid kiidad ja tänad. Saun lõpeb alati tänulikkusega ja põlisrahvana siis see aitäh sõna etümoloogia on ju aituma, aita Jumal, aga põlisrahvana me oleme öelnud tenne väega ja sellel on vägi sees. Tenne väega sannakõne, tenne sannakütjat, puuduujat, viividajat, vihahaudjat, tenne kõiki esivanembit ja kõiki inneb minno, tenne kõiki tulevatsi põlvi ja kõiki päält minno,